Kiitus Issandale. Tere hommikust. See viimane laul. Vaid sulle elan ma, iga hingetõmbega, iga hetk, mil ärkvel ma. See peaks olema meie palve, see peaks olema meie südame hüüd. See peaks olema meie siht, meie eesmärk. Elada Jumalale. Sest inimesed siin maailmas, nad otsivad kogu aeg midagi. Pidevalt otsivad sellepärast, et iga inimese sees on Jumala kujuline tühimik, enne päästmist muidugi. Ehk siis ta otsib Jumalat, kuigi ta ise ei tea seda. Aga meie teame, kes meie oleme. Ja meie otsime endiselt Jumalat. Ja me teame, et kui me otsime, siis me leiame. Me teame, et meie pilk on suunatud Kristusele. Ja me teame, kuhu me teel oleme. Me ju teame, kuhu me teel oleme, eks? Me oleme teel Kristuse juurde, taevasse. Ja täna ma räägikski sellest, kuidas me püüdleme oma päris osa poole. Ja meie päris osa on Kristus. Aga räägime sellest natuke laiemalt. Ehk siis see, mille poole inimene püüdleb, sellega peaks ta ikkagi väga tähelepanelik ja ettevaatlik olema, sealhulgas meie ka. Kuigi me teame, et meie püüd ja siht on Kristus, siis me peame olema tähelepanelikud, et see ka nii jääks terve meie elu jooksul, et sellepärast, et see, mille poole me püüdleme, see hõivab meie meeled. On super tore, kui see, mille poole me püüdleme ja mis hõivab meie meeled, on Jumala sõna. See on ülim eesmärk ja see on väga hea, aga vahest juhtub, et me kaldume kuskile kõrvale ja meie silmad lähevad kuskile mujale, pilk kaldub kõrvale ja siis me hakkame vaatama midagi muud ja otsima midagi muud. Vahest nii on, me oleme inimlikud, et see inimlikkus ei ole kuskile kadunud, aga me peame endale meelde tuletama, et meie pilk olgu alati Kristusel. Me peame tegema oma elus täiesti kindlaks, et see, mille järele me püüdleme, on just see, mida me tahame hoida finišijoonel. On just see, mis kas paneb Jumala ütlema või igal juhul Jumal ütleks selle peale. Hästi tehtud, sa hea ja ustav sulane. Et me peaksime tähele panema seda, et meie elus oleks pidevalt see, mille peale Jumal saab lõpuks öelda hästi tehtud, hea ja ustav sulane. Et me ei ehitaks oma elu igasugustele puudele ja õlgedele ja heintele, vaid meie alus oleks Kristus ja sinna peale me ehitaksime kadumatust materjalist, ehk siis Piibel kirjeldab siin kulda, hõbe ja kalliskives on 1. Korintlastele 3. peatükk, salmid 12-13. Ma lihtsalt meelde tuletuseks. Ehk siis meie elu peab olema ehitatud tugevast, kadumatust ja meie pilk peab olema suunatud Jumala poole. Me räägime täna sellest, et me püüdleme meie päris osa poole. Me püüdleme meie päris osa poole. Kes teab, mis on su päris osa? Kes oskab öelda seda? Mis on meie päris osa? Mille poole me siis püüdleme? Kristus on meie päris osa. Ja, Jumal on meie päris osa. Ja nagu Taavet ka kirjutab psalm või laul siis 16 ja salm 5. Ta kirjutab siin, et issand on mu põllu ja mu karika osa. Kui sa loed Piiblis selliseid asju nagu põllu osa, karika osa, siis sa võid lihtsalt mõelda päris osa, minu pärand, see, mis on minu osa, eks. Ehk siis me räägime siis sellest päris osast täna. Ja kui Taavet kirjutab siin, sa oled minu põllu ja mu karika osa, siis see sõna osa on heebrea keeles. Vaatame seda korra edasi. Heebrea keeles mana. Ja enamjaolt siis see osa Piiblis
viitab Vanas Testamendis siis sellele osale ohvrist, sellest lihaohvrist, mida siis preestrid said süüa. See on siis eraldatud osa preestrile ohvrist siis. Et see oli see osa, mis kuulus rangelt preestrile. Ütleme mingi lihatükk on ju, lamba lihatükk. Nii. Aga Taavet vaatas sellest kaugemale. Taavet ütles väga radikaalselt, põhimõtteliselt ütles ta seda, et Jumal, ma ei taha mitte lihtsalt seda, mida sina mulle anda saad, vaid ma tahan sind. Ma tahan sind oma pärisosaks. Sina, issand, oled minu karika ja põllu osa, põhimõtteliselt minu pärisosa. Sa võid nii ka tõlgendada seda. Ja täna vaatame siis seda, mis saab siis, kui Jumalast saab meie pürgimus, kui me pürime issanda poole, kui me pürime oma pärisosa poole. Kui me ehitame oma elud Jumala sõna ümber ja rajame ennast kindlalt Kristusele ja kogu meie elu paistab välja nagu kadumatust, kallihinnalisest materjalist tehtud töö, mis ei põle, mis ainult puhastub tules. Ehk siis, aga selleks, et mõista, mida tähendab üldse, et Jumal on meie pärisosa, tore on rääkida sellistest asjadest, mis asja see siis tähendab? Me peaksime nüüd tulema tagasi heebra rahva või juudi rahva ajaloo juurde, sinna alguse juurde kus Jumal hakkas nii-öelda maid jagama, kus nad olid jõudnud siis pühale maale, Iisraeli maale, tõotatud maale, ja siis Jumal hakkas seda maad jagama suguharude kaupa. See on enamjaolt kirjas 4. Moosese raamatus. Ja see kirjakoht, mis meid huvitab, on 4. Moosese 18:20. Neid maid jagades või maa-alasid siis jagades ütles ta Aaronile, ülempreestrile. Nende maal ärgu olgu sul pärisosa ja ärgu olgu sul omandit nende seas, sest mina olen su omand ja su pärisosa Iisraeli laste seas. Vaat kus pauk. Kujuta nüüd ette, Iisraeli ülemad siis ütleme, suguharude pealikud on siis selle, ma ei tea, kas tol ajal oli kaarte, vast oli kaarte, kujutame ette niimoodi. Et nad olid seal, ütleme, kuskil selle kaardi ümber ja nad jahasid neid maid, et sina saad selle, sinu suguharu saab selle ja Benjamini suguharu saab selle ja Juuda suguharu saab selle, eks ju. Saskari suguharu saab selle mingisuguse viljakama maa, keegi saab mingisuguse künkliku maa, aga samas viljaka mullaga maa, eks ole, keegi saab sellise maa, kus kasvavad hästi viinamäed, on ju, mis iganes. Ja siis Aaronile ütleb Jumal niimoodi, nende maal ärgu olgu sul pärisosa ja ärgu sul olgu omandit nende seas, sest mina olen su omand ja su pärisosa Iisraeli laste seas. Ehk siis Aaron sai aru, et nagu sellest maast ei saada mitte jalatäitki. Nagu null, eks ju. Ei mingisugust maad. Ehk siis, kui vaataksime praeguse maailma standardite järgi, siis Leevi suguharu oli pankrotis omadega. Ta ei saanud mitte midagi. Aga miks Jumal niimoodi ütles ja miks ta seda tegi? Jumal võttis ära õiguse omada Leevi suguharul maad sellepärast või selle tarbeks, et nad ei oleks nagu, et nende pilk ei pöörduks kõrvale Jumalast. Leevi suguharu, kas sa mäletad, mis oli nende ülesanne? Nende ülesanne oli kanda hoolt Jumala koguduse telgi eest. Nende ülesanne oli preestri ülesanne. Nemad ei saanud tegeleda põllupidamisega ja loomapidamisega ja kaevude kaevamisega ja millega iganes veel. Nendel ei olnud aega lihtsalt selleks. Ja sellepärast ütles ka Jumal, et teil ei ole isegi mõtet seda maad nagu pärida, sest mina ise olen teie pärisosa.
et nemad siis pidid toimetama seal koguduse telgis Jumala ligiolus. Aga samas Jumal ei jätnud neid tühjade kätega, eks ole. Sest et näiteks Joosa 13:33 ütleb, aga Leevi suguharule Mooses ei andnud päris osa jällegi, sest issand Iisraeli Jumal on ise nende päris osa, nagu ta neile oli juba öelnud, me lugesime just. Ehk siis Jumal kinnitab seda veel kord. Mina ise olen teie päris osa. Mina ise. Ehk siis kui kõik 11 ülejäänud suguharu said selle anni, selle maa, mingi maa osa, eks ole, vastavalt jaotisele, said selle vilja ja selle viljarikka maa ja viinamäed ja veeojad ja mis kõik, siis preestrid ei saanud maad, aga nad said endale andja, nad said ligipääsu Jumala juurde. Nendel oli õigus tulla sinna koguduse telki, pühasse paika ja teenida Jumalat seal. Ülempreestril oli kord aastas õigus astuda kõige pühamasse paika ja paluda rahva eest. Ja siin tuleb juba esile põhimõtteliselt ka evangeelium, see hea sõnum, sellepärast, et kui seda ei oleks olnud, kui Jeesus ei oleks tulnud veel näiteks, kui me elaksime Vanas Testamendis, siis meil ei oleks ligipääsu Jumalale. Meil ei oleks ligipääsu pühasse paika. Aga kuna Jeesus tuli ja suri meie eest ristil, siis need vanad piirangud on kadunud. See vana templi eesriie on läinud, eks ole, see kärises lõhki ülevalt alla, nagu me teame. Pane korra see järgmine. Ja, et siit ongi näha, et templi eesriie käriseb ülevalt alla. See ei olnud inimeste kätetöö. Jumal ise käristas selle lõhki. Ja 1. Peetruse 2:9 ütleb, teie olete valitud sugu. Teie olete kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas. Ehk siis sina ja mina. Meil sinuga on see eesõigus tulla kõige pühamasse paika ja mitte kord aastas. Igal hetkel võid sa sinna sisse astuda. Igal hetkel, sest sa oled kaetud Jeesuse verega. Ja Jumal näeb sind läbi Jeesuse vere. Ta ei näe sinu pattu. Ta näeb Jeesuse verd. See ei õigusta küll patu tegemist. See ei õigusta seda, et niikuinii Jeesuse veri katab mind. Piibel kirjutab ka seda, et kui sa pidevalt teed pattu, siis ühel hetkel ei ole enam Jeesuse verest abi. Ühel hetkel ei jätku sellest. Ehk siis me peame ikkagi olema puhtad Jumala ees. Ehk siis uues lepingus oleme meie see kuninglik preesterkond. Kui Vanas Testamendis sai selle privileegi ainult üks Iisraeli suguharu, Leevi suguharu, siis nüüd on see privileeg meil kõigil Kristuse Jeesuse läbi. Ja see tõotus, et Jumal on meie päris osa, mis oli kirjas siis 4. Moosese 18:20, see kehtib meie kõigi kohta just nüüd. Meie kõik, kes me oleme vastu võtnud Jeesuse oma issandaks ja päästjaks, meil on ligipääs kõige pühamasse paika ja Jumal on meie pärisosa. Ja siin juures tuleb meelde tuletada seda, et Jeesus ei surnud pelgalt selleks, et tuua meile tervis, et tuua meile heaolu, et tuua meile mingi materiaalne mugavus, et tuua meile mingi ajutine turvalisus. Ta tegi seda kõike sellepärast ka. Tervis on meil olemas, finantsid on meile kättesaadavad, õnnistus on meile kättesaadav. Aga Jeesus suri eelkõige sellepärast, et anda meile iseennast. Kristus on meie ülim pärisosa. Tema on meie pärisosa. Tema täitis kogu käsuseaduse, temast sai täiuslik ohvriand. Ja ta saatis meile veel ka oma püha vaimu, kes elab meie sees. Sa kujutad ette või? Sinu ihu on püha vaimu tempel. Kui sellele mõtlema jääda, mitte lihtsalt
teada, et jah, ma tean, et minu ihu on püha vaimu tempel, siis see on nagu vau-efektiga asi. See on kirjeldamatu. Püha vaim ise elab sinu sees. Igasugused maailma asjad võivad siin hävida. Maailma turud võivad kokku kukkuda, töö võib muutuda, mis iganes majanduslikud asjad võivad muutuda, majandussüsteemid võivad kokku langeda, aga Jeesus ei muutu. Jeesus on seesama eile, täna ja igavesti. Ja tema on sinu sees oma püha vaimu läbi. Ehk siis, kuna me oleme loodud millegi poole püüdlema, no inimene ei saa lihtsalt niisama olla. Inimene peab ikkagi otsima midagi ja tegutsema kuidagi moodi. Ma ise kogesin seda siin vahepeal, kui mul ei olnud tööd paar päeva. Lihtsalt ei tulnud mingit projekte ja siis mul ei olnud mitte midagi teha ja ma ei osanudki nagu kuidagi olla. Ma pean midagi tegema. Ehk siis inimene on loodud püüdlema millegi poole. Ja meie siht on Jeesus muidugi. Kui me oleme loodud püüdlema, siis me peame vaatama natukene näidet 2 mehe kohta piiblis. Ja need 2 meest olid niivõrd jõukad ja nagu neil oli võimukad. Neil oli vaba tahe valida, mida iganes nad tahavad teha, mida iganes nad tahavad. Ma räägin 2 kuningast. Need on Taavet ja tema poeg Salomon. Nende elu näitab meile, et alati ei määra kõike see, kuidas me alustame, vaid pigem on määrav see, kuidas me oma elukäigu lõpetame. Kui sa mõtled nende 2 mehe peale, siis nad on üsna kontrastsed, vastandlikud. Ehk siis kuningas Taavet oli sõjaväelane ja kuningas. Et need olid päris suured saavutused, on ju, aga tema püüdlus ei seisnenud selles. Tema püüdlus ei seisnenud selles, et ma tahan kuningaks saada või ma tahan sõdu võita või. Ta ei püüelnud selle poole, ta püüdles Jumala ligiolu poole. Ja ta kirjutab psalmis 16:2, et ei ole mul head ilma Jumalata. No ei ole mul head ilma Jumalata, kuigi mul on kõik olemas, ma olen kuningas. Mul on palee, värgid, särgid, teenijad, toit laual. Ja mitte mis tahes toit, vaid kuninglik toit on ju. Mul on kõik olemas. Ja ikkagi ta kirjutab, ei ole mul head ilma sinuta, issand. Ehk siis Taavet ei olnud täiuslik, aga ta veetis oma elu, püüeldes Jumala poole, joostes Jumala järele. Ja ta pidi maksma ränka hinda, sest et ta võitles sõdades ja ta veetis aastaid põgenedes kuningas Sauli eest, peites ennast kuskil koobastes. Kõike seda selle nimel, et kui ta kuningaks saab ja talle poeg sünnib, see Salomon, eks ju. Et see Salomon siis saaks pärida kuningriigi, mis on täis rahu. Ta jättis oma pojale Salomonile rahuliku kuningriigi, rikkaliku kuningriigi. Me näeme, kuidas Taaveti süda avaneb tema lauludes, psalmides. Sealt on näha tema kurbust, tema südamevalu, seda, kuidas ta ülistab Jumalat, tema rõõmu on sealt näha ja kõige selle keskel pöördus Taavet ikka ja jälle Jumala poole. Ta otsis alati Jumalat, sellepärast, et ta oli kogenud Jumala headust ja heldust. Ja mida rohkem ta Jumalat tundis, seda rohkem ta Jumalat igatses. Mida rohkem Taavet Jumalat tundis, seda rohkem ta Jumalat igatses. See võiks olla meie püüdlus. Ja me õpime Jumalat tundma iga päevaga järjest enam ja enam, aga mida rohkem me teda tundma õpime, seda rohkem me teda igatseme. See peaks olema meie püüdlus. No ja siis tuleb Salomon, eks ju.
Saalomon sündis kuningriiki, mille eest ta ei pidanud võitlema. Ta ei pidanud ränki sõdu läbima. Ta sündis rahu, rikkuse, jõukuse kuningriiki. Ta sai selle nii-öelda kingituseks. Ja kõike seda tänu tema isa rängale tööle muidugi. Ja kui lõpuks Jumal küsis Saalomoni käest, et aga mis on sinu südame igatsus? Mida ma sulle anda võiksin? Siis Saalomon ei palunud rikkusi ja mida kõike veel. See oli tal olemas põhimõtteliselt. Aga ta palus tarkust. See oli juba iseenesest väga tark paluda Jumala käest tarkust, nii et ta sai seda juurde. Jumal andis seda talle, andis talle üüratu tarkuse ja lisaks andis veel rikkust ja au. Seda võib lugeda Esimese kuningate raamatust. Ja Saalomon alustas väga hästi oma kuninga karjääri, kui nii võib öelda, kuninga põlve. Ta võttis oma isa templi projektid, ehitas üles templi, suursuguse templi issandale ja mis siis pärast sai, kui sa natukene loed kokku, kui kaua ta midagi ehitas, Piibel kirjutab ka, et Saalomon ehitas templit 7 aastat, aga vaat oma paleed ehitas ta 13 aastat. Ehk siis, ja lõpuks ta ei näinud Jumalas enam oma päris osa. Tema silmad läksid niimoodi järk-järgult oma rikkuse peale, oma himude peale. Ja tema ise otsustas, et ta teeb selle maailma rikkusest oma päris osa Jumala asemel. Ta langes kiusatustesse, mis teda ahvatlesid. Need paljud naised, kui ma ei eksi, siis 700 päris naist ja 300 liignaist või? Võib ka vastupidi olla. Ühesõnaga, naisi jalaga segada, rikkust jalaga segada, eks ju. Ehk siis ta hakkas püüdlema selle maailma rikkuse poole, mitte Jumala poole. Ja siis Esimene kuningate 11 peatükk räägib meile ka Saalomoni lõpust. Et kui ta vanaks jäi, siis tema süda oli juba Jumalast ära pöördunud teiste ebajumalate poole, sest need paljud naised, keda nemad kummardasid, ebajumalaid kummardasid. Ja selleks, et naistele meeldida, ehitas Saalomon nende jumalate jaoks templeid. Ja need templid olid seal samas tegelikult põhimõtteliselt päris Jumala templi kõrval. Selle sama templi kõrval, mille ta oli Jumalale ehitanud. Et niimoodi toimus siis tema allakäik ja tema pöördumine Jumalast. Kuidas see võimalik on? Nii tark mees, tolle aja targim inimene üldse, teeb sellised valikud. Mismoodi? Kus see tarkus jääb siis? Et kuidas see võimalik on, et ta täielikult paneb nagu sihtmärgist mööda? Ta teadis, et Jumal on tema sihtmärk. Ja ometi ta pani sellest sihtmärgist täiega mööda kuskil, täiega mööda. Mismoodi see võimalik on? Jeesus annab meile tegelikult hea vastuse. Matteuse 6:21. Jeesus ütleb, sest kus su aare on, seal on ka su süda. Saalomoni aare oli kuskil tema rikkuste keskel, tema naiste keskel. Teised, need ebajumalad tõmbasid ka teda kindlasti. No ja siis seal oli tema süda. Ehk siis Saalomon alustas hästi, alustas sellise jumaliku visiooniga, ehitas üles templi, tore. Aga siis, kui ta jäi oma pead, siis kui tal justkui enam Jumala asja ajada ei olnud, siis tema fookus läks üle maist asjade peale. Tema fookus läks üle rikkusele, heaolule. Tema fookus läks asjadele, mis kestsid vaid viivu. Ehk siis ka meie võime alustada
väga hästi. Meiegi võime alustada väga hästi, eks ole, ja kuid ometi valesti lõpetada, kui me ei hoia Jeesust oma elu keskmes. Kui me laseme oma püüdlustel triivida Jeesusest eemale. Vanas testamendis me teame, et Jumala vaim tuli preestrite, kuningate ja prohvetite üle, selleks, et nad saaksid täita teatud ülesandeid, mis Jumal neile annab. Täna on meil see ülim privileeg, nagu me enne ka rääkisime, et püha vaim elab meie sees. Meie ihu on püha vaimu tempel ja püha vaim elab alaliselt meie sees. Aga see, kas Jumala vaim juhib meid või tema hääl jääb kuskile tahaplaanile, see on meie teha. See on meie valida. See sõltub meie alandlikkusest ja sõnakuulelikkusest Jumalale. See on meie valida, kas me otsime teda kogu südamest ja püüdleme oma päris osapoole, nagu tegi seda kuningas Taavet. Või siis me alustame hästi, me saame päästetud, me oleme õhinad täis. Ma otsin Jumalat. Aga siis mingil hetkel see maailm tahab meid endale tagasi. Ja me allume sellele tõmbele. Ärgem olgem sellised, kes alluvad maailma tõmbele. Ärge olgem nagu kuningas Saalomon, kes laskis ennast ära tõmmata Jumala ligiolust. Sest et kui nii juhtub, siis püha vaimu hääl jääb väga vaikseks sinu sees. Ei, ta ei kao kuskile. Aga ta jääb lihtsalt väga vaikseks, sa ei kuule teda enam. Ja sa tegutsed nii, nagu sulle endale pähe tuleb. Ja see, mis inimesele pähe tuleb, ei ole alati just kõige parem. Aga kuidas siis vältida seda lõksu, millesse Saalomon langes? Saalomon langes ikka ühte parajasse lõksu. Kuidas siis me saaksime investeerida sellesse pärandisse, kui see pärand, see päris osa, on Jumal ise? Me teeme seda sellega, kui me ehitame oma elu Jumala sõna ümber ja Jumala sõna alusele. Taavet on andnud meile isegi päris häid juhiseid, kuidas seda teha. Vaatame Psalm 119, salmid 57-64. Siin on antud ühe elu sellised selged märgid, üks elu, mis on valinud issanda oma pärisosaks. Ja me saame kasutada neid, et kontrollida oma südame seisukorda. Ja Taavet kirjutab, issand on mu osa, mu pärisosa siis. Ma olen öelnud, et ma pean sinu sõnu. Ma püüan kõigest südamest leevendada su palet. Ole armuline oma ütlust mööda. Ma uurin oma teid ja pööran oma jalad jälle su tunnistuste poole. Ma tõttan aega viitmata pidama su käske. Õelate köidikud punusid end mu ümber, aga mina ei unusta su seadust. Südaööl ma tõusen üles sind tänama su õiguse seaduste eest. Mina olen kõigi nende kaaslane, kes sind kardavad ja peavad sinu korraldusi. Ilma maa on täis sinu heldust, issand. Õpeta mulle oma määrusi. Et siit me leiame sellised 6 pidepunkti, millele toetuda, et meie elu oleks täis Jumala otsimist, et meie elu peegeldaks seda, et Jumal on meie päris osa. 6 pidepunkti. Siin alguses ta ütleb, issand on mu osa, ma olen öelnud, et ma pean sinu sõnu. Ta ütleb otse välja, Jumal on minu päris osa. Mul ei ole midagi muud vaja, põhimõtteliselt ütleb ta seda. Ehk siis me leiame oma rahulolu temas, see on see esimene punkt. Me leiame oma rahulolu temas. Sest kui meil on Jumal, siis on meil kõik, mida me vajame. Sest Jumal on see, kes on ka meie varustaja. Ja ta teab, mida sa vajad. Jeesus oma mäejutluses ju rääkis, et kui ta
annab lindudele toidust ja riietab lilli rikkalikumalt kui Saalomoni, siis seda enam hoolitseb ta sinu eest. Ta teab, mida sulle vaja on. Ehk siis meie rahulolu on temas. Me ei pea ka kerjama maailmalt mingisugust tunnustust. Me ei pea seda tegema. Me ei pea küsima, et kuidas mu ütlus täna läks. On ju? Et me teame, et meie päris osa on issand. Peamine, et meie valiksime selle, et me kuuletume iga päev temale. Salmides 58-60 võime põhimõtteliselt välja lugeda seda, et me otsime eelkõige Jumala armu. 58-60. Ma püüan kõigest südamest leevendada su palet. Ole mulle armuline oma ütlust mööda. Ma uurin oma täid ja pööran oma jalad jälle su tunnistuse poole. Ma tõttan aega viitmata pidama sinu käske. Ehk siis me otsime eelkõige Jumala armu ja me jääme Jumala sõnasse. Kui me tahame tõelist rahu saavutada oma elus, siis see ei tule meie püüdlustest, ma teen kõigest väest, tegutsen ja kõigest väest püüan ja olen ja töötan ja mis iganes, et siis on mul südames rahu. See ei tulene sellest. Kuigi ma just ütlesin, et kui mul parasjagu tööd ei olnud, siis ma ei osanud endaga midagi peale hakata. No aga seda annab parandada. Et selle aja võib asendada millegi kasulikumaga, näiteks Jumala otsimisega. Ehk siis tõeline rahu ei tule meie enda püüdlustest, see tuleb Jumala armust. Ja isegi siis, kui me mõistame, et me oleme teinud mingisuguse vea kusagil, siis me ei põgene. Me tuleme Jumala ette ja me ütleme, issand, ma olen seda pattu teinud või selle vea teinud, anna mul andeks ja aita mul sinu väes edasi liikuda. Nii, siis on meil salm 61, mis ütleb, et õelate köidikud punusid end mu ümber, aga mina ei unusta su seadust. Ehk siis me ei satu surve all paanikasse. Kui tulevad rasked ajad, kui näiteks on mingid finantsilised raskused või mingi stress tuleb, eks ole, stressirohked olukorrad, siis me ei tohiks pead kaotada. Jumala lastena me ei tohiks pead kaotada, sest me teame, kes valvab meid, kes valvab meie üle, kes kaitseb meid, kes ütles, et ma annan oma inglitele sinu pärast käsu, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Jumal hoolib meist, ta ei jäta meid maha. Vaenlane võib igast asju meie elus korraldada, võib meie olukorrad sassi ajada, võib kõik pea peale pöörata. Aga vaenlane ei saa varastada meie Jumalat. Kui sa mõtled korraks Hiobi peale, seal käis tegelikult Jumala ja kuradi vahel väikene siukene tehing. Kurat ütles, et aga kui ma kõik temalt ära võtan ja lapsed ja vara ja kõik, et kas ta veel ülistab sind? Jumal ütles, davai, teeme ära. Hiob ülistas Jumalat. Hiob ülistas Jumalat ka siis, kui ta ise oli suremas haige, kui tal oli mis iganes tõbi seal kallal. Et tema ihu oli täis neid mädapaiseid ja kõike seda. Ja ta ikka ülistas Jumalat. Sest kurat oli vahepeal välja mõelnud, et aga läheks Hiobi ihu kallale, eks ju, et võtaks temalt tervise ära, mis iganes. Jumal ütles, et ära ainult tema hinge puutu. Ja siis läks lahti see, et Hiob ikka kannatas ikka suuresti. Aga tema pilk oli pööratud Jumalale sellegi poolest. Ehk siis me ei satu surve all paanikasse. Ükskõik, mida see vaenlane seal ka ei korralda. Ja siis on meil veel salm 62. Me jääme tänulikuks ka pimedatel aegadel. Siin öeldakse, südaööl ma tõusen üles sind tänama su õiguse seaduste eest. Südaööl.
kõige pimedamal tunnil. Ma tõusen sind tänama. Vahest on ikka raske, kui sul on ikkagi mingid finantskoormad ja mingisugused elumured ja haigused ja värgid õlgadel, siis sul on ikka vahest raske isegi suud paotada üldse. Aga ometi on tänu see, mis avab Jumala imedele tee. Tänu on see, mis toob esile Jumala väe, siiras tänu. Mitte sellepärast, et keegi ütles. Siiras tänu sinu südamest. Ehk siis me jääme tänulikuks ka kõige pimedamatel aegadel. Ei ole ruumi kibedusele, kui Jumal ise on meie päris osa. Ei ole ruumi kibedusele lihtsalt. Ka kõige pimedamal tunnil me vaatame üles, me hoiame pilgu Jeesusel ja me täname teda tema helduse eest. Siis on siin 63. salm, mis ütleb nii. Mina olen kõigi nende kaaslane, kes sind kardavad ja peavad sinu korraldusi. Kuhu Taavet ennast asetas? Ta asetas ennast Jumala kartlike inimeste keskele. Ta asetas end sinna, kus ülistatakse Jumalat. Ehk siis 5. punkt on see, et me hoiame teiste usklike lähedale. Me ei jää kuskile üksi koju, eriti praegu öeldes, et ma niikuinii võin jutlusi vaadata internetist, võin ise ka palvetada. Võid küll, aga sul on vaja teiste kaasusklike lähedust. Sul on vaja osadust. See kosutab sind. Sellepärast, et see, kellega me ennast ümbritseme, on see, kelleks me muutume. Inimesed, kellega me aega veedame, mõjutavad meie mõtteviise, meie maailmavaadet. Nii et oleks siis parem, kui me ümbritseme ennast nendega, kelle pilk on Jumala peal. Et me oleksime nendega, kes kuuletuvad Jumalale, siis me ise ka kuuletume Jumalale, eks. Viimane punkt, 6. punkt. Me näeme kõikjal Jumala heldust. Sest et see viimane 64. salm kirjutab seal, ilma maa on täis sinu heldust, issand, õpeta mulle oma määrusi. Me peaksime kõikjal nägema Jumala heldust. Kõikjal nägema tema kätt, isegi kõige pimedamatel aegadel. Sest et kui maailm on harjunud kaeblema selle üle, mis on puudu või mis on valesti, seda me ikka oskame, eks ju. Siis pigem harjutame seda, et me näeme kõikjal Jumala kätt. Me näeme kõikjal Jumalat, Jumala halastust. Ja siis on meie palve see, et issand, õpeta mulle oma määrusi. Me peaksime käima ka selle palve järgi, me peaksime elama Jumala sõnas. Jumala sõna olgu meie jalale lambiks ja valguseks meie teel. Nüüd, kui me valime Jumala oma päris osaks, kas see siis tähendab, et minu elu on täis piiranguid? Kas see siis tähendab, et ma ei tohi teha seda, teist ja kolmandat või? Kas see siis tähendab, et Jumal võtab ära minu rõõmu või? Jumal on teinud meist kirglikud püüdlejad. Ja ta küsib meie käest täna, et kas Kristus on väärt seda, et sa püüdled tema poole üle kõige muu. Kõik see muu on ka väga tore ja Jumal annab sulle seda pealegi, sest Mattuse 6.33 ütleb, et otsige Jumala riiki esmalt ja tema õigsust, siis kõike muud antakse teile pealegi. Ehk siis Jumal küsib, Kristus küsib su käest täna, et kas mina olen sinu siht täna üle kõige muu? Kas sa püüdled minu poole? Ja kui mõtleme uuesti Taaveti sõnadele, kui ta ütles, et issand on mu karika ja mu põllu ja mu karika osa,
Ta on meie päris osa. Jumal on meie päris osa. Ja siis mingi hetk, sajandeid hiljem, pärast seda, kui Taavet oli need sõnad kirja pannud, issand on mu põllu ja mu karika osa, seisab Jeesus pimedal tunnil Getsemani aias. Ja ta palvetab isa poole enne seda, kui ta ristile läheb. Ja ta ütleb, issand, et kas see karikas saaks minust mööda minna. Ma olen varem ka öelnud, et minu meelest oli see hetk tema jaoks kõige raskem. Võib-olla mitte kõik see, mis sellele järgnes. See muidugi ka. Aga just see, et issand, kas see karikas saaks äkki minust mööda minna. Pluss see hetk seal ristil, kui ta hüüab, et isa, miks sa ma maha oled jätnud. Sest ta tundis, et Jumalal ligiolu oli temast lahkunud. Aga siiski, ta võttis selle karika, selle kannatuste karika, ja ta tahtlikult, vabatahtlikult jõi selle põhjani, tilgani ära. Sellepärast, et meie oleksime väärt astuma Jumala ligiollu. Tema läbis selle väga võika kohtu, ütleme niimoodi, otsuse ja piinamise, mis kõik. Ainult sellepärast, et meie tõrksad elud saaksid muudetud, et meie saaksime osa Jumalast. Jumal oleks meie päris osa, et meie saaksime andeks, et Jumal saaks meid tuua koju ehk siis enda juurde. Et meie saaksime nautida Jumala ligiolu igavesest ajast igavesti. Jumal tahab murda inimese tühiste püüdluste väe. Jumal ei taha, et inimene ringleks siitult ringi, et ma ise ka ei tea, mis ma tahan. On ju. Vahest on niimoodi, ma ise ka ei tea, mis ma tahan. Meie pilk olgu suunatud Kristusele, meie püüdlus olgu Kristus. Ja vahest võiks meile meelde tulla need 2 kuningat, Saalomon ja Taavet. Saalomon alustas rahus, aga tema elu lõpus oli riik valmis sõtta astuma, sellepärast, et ta järgis oma südame igatsusi. Ta järgis oma ihasid. Taavet aga elaski selles sõjapidamises kogu aeg. Ja põgenemistes alguses, eks ju, mööda koopaid, põgenes Sauli eest. Aga kõige selle keskel oli tal sügav rahu. Tal oli sügav rahu hinges, sellepärast, et tema ülim eesmärk, tema ülim siht oli alati issand ja issanda ligiolu. Nii et täna siis küsime enda käest, mille poole me püüdleme? Kelle järel me jookseme? Jumal võiks olla ja peaks olema meie päris osa täna, sest see on meile kättesaadav. Enne Jeesuse maale tulekut, enne Jeesuse surma üles tõusmist ei olnud see võimalik. Nüüd on see võimalik. Kasutagem seda privileegi. Jumal on meie päris osa. Valigem Kristus oma päris osaks ja toetagem üksteist selles püüdluses Jumala poole. Sest kogudusena me oleme üks pere, me peame üksteist toetama selles püüdluses issanda poole ja usaldagem Jumalat. Sellepärast, et meil juba on antud kõik, mis meil on vaja eluks ja Jumala kartuseks, nagu Peetrus kirjutab. Meil juba on kõik olemas, mis meil on vajalik eluks ja Jumala kartuseks. Ja meie päris osa on Jumal. Temas on meil kõik, mis meil vaja. Meie pilk jäägu Kristusele. Palvetame siin. Isa taevas, me täname sind selle aja eest. Tänu sulle, issand, et sina oled meie päris osa. Me täname sind, kallis Jeesus, et sina maksid nii kõrge hinna ja tulid siia ja surid meie eest ja tõusid üles. Ja see patuvägi sai murtud.
haiguse vägi sai murtud ja see lunastus on meie üle, pääste on meie üle ja Jumal on meie pärisosa. Tänu sulle, Issand, tänu sulle, taevane Isa, et me võime elada seda igavest elu koos sinuga juba nüüd. Tänu sulle, Jeesus, kõige selle imelise töö eest, mis sa oled teinud seal risti peal. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, et me võime öelda julgesti, Jumal on minu pärisosa. Ma ei tunne mitte millestki puudust, Issand on mu karjane. Tänu sulle, Issand. Tänu sulle kõige eest Jeesuse nimel. Aamen.